Videokohtuniku 7. osas teeme tagasivaate 16. ja 17. vooru tulistes lahingutes enim kõneainet pakkunud olukordadele. Lisaks kaasame ka momente ette peetud 20. voorust. Traditsiooniliselt oli sündmuste rohkem karistusalas toimuv, kuid oli ka väravatega seotud olukordi ning nägime ka ühte punase kaardi tühistamist. Alustamegi kohe karistusala olukordadega ning esimeseks 17. vooru Vaprus Paide vaheline kohtumine. Pärnu Vapruse ja Paide linnameeskonna kohtumise 42. minutil üritasid karistusalas pallini jõuda Vapruse kaitsja Marko Lipp ja Paide ründaja Sten Reinkort. Viimane kukkus ja jäi jalast kinni hoides murule lamama. Peakohtunik lasi esialgu mängul jätkuda, kuid videokohtunik suunas ta õige pea ekraani juurde. Videokohtuniku kontroll toob aga olukorda selguse ning olgugi, et kaitsja parem jalg liigub ründajast mööda, siis kõverdatud vasaku jalaga tekitab kaitsja kontakti, mis põhjustab ründaja jalalaba väändumise. Seetõttu on olukord ka hoolimatu ehk kollase kaardi vääriline ning pealelöögi järgsetes olukordades käsitletav kui penaltivääriline rikkumine. Korrektselt kutsutakse kohtunik olukorda oma silmaga ekraanilt üle vaatama, millele järgneb igati õigustatud penalti määramine. Kuressaare ja Tartu Tammeka duelli 35. minutil pääses jooksu Kuressaare ründaja Andero Kivi ja kukkus karistusalas pärast kontakti Tammeka poolkaitsja Giacomo Ugieriga. Peakohtunik näitas esialgu nurgalööki, ent videokohtunik hakkas kontrollima võimalikku penaltit. Sama meelt on ka videokohtunik, kes loeb olukorra mänguliseks, kuna tuvastab Tammeka mängijalt palli puute. Siiski ei saa antud tõlgendust korrektseks pidada, kuna kaitsja pallisuunaline pikk väljaaste tekitab esmalt kontakti ründaja jalaga ning isegi kui olukorras toimub kaitsja poolt palli puutumine, on see sedavõrd marginaalne ega ole käsitletav palli mängimisena. Oodatud olnuks kohtuniku kutsumine penaltiviga oma silmaga üle vaatama, kuid samas ei oleks tohtinud olukord päädida penalti määramisega. Seda seetõttu, et rünnaku algfaasis keskväljal toimus Kuressaare mängija poolt selge suluseisu rikkumine. Seega peale ülevaatust tulnuks mängu jätkata vabalöögiga Tammeka võistkonna kasuks suluseisu rikkumise kohalt. Kuressaare ja Tammeka mängu 5. lisaminutil püüdis Kuressaare kaitsja Märten Pajunurm karistusalast palli minema lüüa, ent tabas seda tehes Tammeka poolkaitsja Herman Pedmansoni jalga. Videokohtunikul oli taas põhjust kontrollida võimalikku penalti. Olgugi, et kohtunik on heal positsioonil olukorra hindamiseks, siis väljakul vile vaikib ja mängul lastakse jätkuda. Korral on videokohtunik olukorra tõlgendamisel täpne ning teostab igati oodatud sekkumise penalti määramiseks. Paide linnameeskonna ja FC Flora mängu 81. minutil püüdis florakas Nikita Kalmõkov vasakult äärelt värava ette tsenderdada, kuid pall tabas Paide kaitsja Michael Lilanderi kätt. Peakohtunikult penaltiotsust ei tulnud, ent taas asus tööle videokohtunik. Väljaku kohtunik, kes on teinud just kiirenduse vaatenurga parandamiseks, tuvastab küll kaitsja puute olukorras ning määrab nurgalöögi, kuid pimeda nurga tõttu jääb tuvastamata fakt, et kaitsja pallipuude toimub kehast eemal ehk ebaloomulikus asendis oleva käega. Olukord ei jää aga märkamata videokohtunikule, kes kohtuniku jaoks kastanit tulest välja toob. Väga korrektselt näitab ta kohtunikule esmalt tõestust käe ja palli kokkupuutest ning seejärel teisest kaamerast olukorra dünaamikat, mis tõestab käe ebaloomulikku asendit. Järgnevaks olukorrad, mis seotud võimalike ebaausate väravatega ning esmalt süüvime 16. vooru Kuressaare Levadia mängu värava tühistamisse kohtumise 40. minutil. Kuressaare ja Levadia mängu 40. minutil saatis saarlaste poolkaitse Aleksander Iljin karistusalasse kaarpalli, mille ründaja Andero Kivi võrku suunas. Ent videokohtunik ja seejärel ka peakohtunik pidid hakkama otsustama, mis on passiivne ja mis aktiivne suluseis. Olgugi, et abikohtunikul suur kahtlus võimaliku suluseisu rikkumise osas, loetakse värav esmalt määruste päraseks. Abikohtuniku kahtlus saab aga kinnituse videokohtunike kontrolli läbi, kuna karistuslöögi sooritamise hetkel on Kuressaare mängija suluseisu positsioonil ja oma tegevusega segab ta Levadia mängija liikumist, kellel oleks reaalne võimalus minna karistusalasse suunduva palli pärast võitlusesse. Samuti oli korrektne kutsuda kohtunik ekraani juurde, kuna antud juhul oli suluseisu rikkumine tõlgenduslik, mitte faktiline. Levadia ja Nõmme Kalju kohtumise 57. minutil keerutas Levadia ääreründaja Ernest Tadžiri palli otse nurgalöögist Kalju väravasse. Levadia ründaja Bubakar Tambeduga kokku põrganud Kalju väravavaht Maksim Pavlov palli tõrjuda ei suutnud.
Ent kas Pavlovi vastu tehti viga või mitte? Kui Kalju väravvaht läheb olukorda sooviga palli kätega püüda või tõrjuda, siis Levadia mängija tegevuses puudub soov ja ka võimalus palli mängimiseks. Ta teeb paar kiiremat jooksusammu eesposti suunas ning seejärel teeb hüppe põhjustades kontakti väravvahi kehasse. Arvestades, et kontakti hetkel on pall ründaja mängimise ulatusest selgelt väljas, et kontakt avaldab väravvahi palli mängimise selget mõju, siis on olukorras toimunud rikkumine ning seetõttu tulnuks värav tühistada. Viimaseks vaatame 2 võimalikku punase kaardi olukorda, millest just viimane üllatuslikult punase kaardi ootust tekitas. Aga esmalt Kalju-Harju 17. vooru kohtumine ja vägivaldse käitumise eest määratud punase kaardi tühistamine. Nõmme Kalju ja Harju JK Laagri kohtumise 74. minutil sattusid keskväljal sõnelema Kalju poolkaitsja Kristjan Kask ja Harju keskväljamees Martin José. Kask tabas José õlaga rindu, Harju mees haaras näost ja kukkus. Peakohtunik ja videokohtunik pidid nüüd otsustama, kas punane või kollane kaart. Võimalik, et punase kaardi otsus oli karm, aga kas see oli ka selgelt väär? Pigem ei. On tahtlikkus, on selgelt palliväline olukord, on vastasmängija löömine ja on löök, milles on teataval määral jõudu. Seega on mitmeid elemente, mis toetavad punase kaardi määramist ja väljakul tehtud otsus pidanuks jääma jõusse. Narva Transi ja FC Flora mängus käis 5. lisaminut, kui Flora väravavaht Evert Grünwald tõttas karistusala joonele söödule vastu ja lõi palli rusikatega Transi ründaja Pierre-Landry Cabore pea kohalt minema. Peakohtunikul ja abikohtunikul tuli otsustada, kas kõik toimus karistusala sees või väljaspool seda. Videokohtuniku käed olid aga seotud. Olgugi, et paljudel juhtudel on väravahi rikkumistel väljaspool karistusala ootuseks punane kaart, siis tulenevad need olukordadest, kus rikkumisega võetakse palli kontrollivalt ründajalt võimalus rünnakut jätkata või siis peatatakse värava suunas sooritatud pealelöök läbi käega mängu rikkumise. Siiski ei olnud antud olukorras VAR sekkumiseks alust, kuna ründajal puudus palli üle kontroll või selle saavutamise selge võimalus. Samuti ei olnud tegemist pealelöögiga väravale. Kahtlemata oli tegu rikkumisega, aga kuna puudus ilmne värava saavutamise võimalus, siis puudus ka alus punaseks kaardiks. Küll aga olnuks oodatud otsuseks karistuslöök ja kollane kaart lubava rünnaku peatamise eest.